töökava on kinnitatud. Aitäh! Ja meil on täna külas Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp ja tema siis tutvustab eelkõige põhilisemaid kaasuseid tehtud tööd viimase aasta jooksul ja muidugi meie jaoks on eriti oluline selline just korruptsioonikuritegude ennetamine, et see on üks olulisemaid tegelikult asju korruptsiooniga võitlemisel ja me ise soovime ka mingisugused lisatähelepanekud erikomisjonile, et millele meie peaksime tähelepanu pöörama ja võib-olla ma mainin ka need teemade ring ja küsimused, mis olid ka saadetud, oli siis lähtutud nendest teemadest, mis meil nüüd viimase aasta jooksul, võib-olla rohkem ka sellise poole aasta jooksul olnud komisjonis, et üks asi on muidugi kuluhüvitiste küsimus, et arusaadavalt praegu on mitmed kriminaalmenetlused ka käimas, et kas selle koosseisu ajal oli üks süüdimõistev kohtuotsus, et jällegi, eks ole, et on selline laiem arutelu üldse nende kuluhüvitiste teemal, nende avatuse kinnisuse osas, aga praegu aina rohkemalt tulevad esile erinevad näiteks energeetika küsimused, et nii-öelda lobitöö energeetika valdkonnas, et kuidas seal ennetada ka sellist korruptsiooni, võib-olla ka erinevate otsuste kujundamisel, et kuidas meie saame selle järelevalvet teostada. Ja võib-olla eraldi teema, millele mul võib-olla isiklikult sellise komisjoni esimehena oli ka soov, et võib-olla me saaksime sellist laiemat vaadet, on see poliitiline korruptsioon, et seda on tavaliselt väga raske, et seda mõistet esiteks raske niimoodi lahti seletada ja võib-olla seda on tihti ka raske tuvastada, et võib-olla siis teie poolt ka saaks sellist vaadet. Aga ma annaksin kohe sõna meie külalisele, et võib-olla saaksime siis teie ettekandega tutvuda ja siis ma arvan, et saab ka kohe jooksvalt küsimusi esitada, kui kellelgi tekivad. Aitäh! Ja, tere ka minu poolt. Aivar Sepp olen mina ja suur tänu kutsumast ja mul alati on hea meel rääkida erinevatest korruptsiooniga seotud teemadest. Ja nüüd ka siis täna. Ja mul on ette valmistatud väikene selline esitlus, kuidas meil siin on korruptsioonikuritegude büroos viimase aasta jooksul läinud, millised ongi need fookusteemad, võib-olla mingid probleemid, mis on üles kerkinud ning võimalikud ka tuleviku suunad, et kuhu me suundume ja mis on hästi ja mis võib-olla nii hästi ei ole. Aga natukene ka meie büroost, et mina töötan siis Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos, hetkel büroo juhi ametikohal. Korruptsioonikuritegude büroo on siis Politsei- ja Piirivalveameti osa, mis tegeleb siis korruptsioonikuritegude juhtumite uurimisega, aga ka tõkestamisega kindlasti. Ja sellest ennetusest ma ka kohe varsti hakkan pikemalt rääkima. Ja teine õiguskaitseasutus, mis tegeleb samuti korruptsioonijuhtumite uurimisega, menetlemisega, lahendamisega, tõkestamisega on Kaitsepolitseiamet. Need on erinevad asutused, mis tihtipeale avalikkuses aetakse natukene segamini, aga üleüldises plaanis võib võtta nii, et Kaitsepolitseiamet tegeleb selliste juhtumitega, mis võiksid ohustada riigi julgeolekuasutusena ja Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo siis teistsuguste juhtumitega. Ja Politsei- ja Piirivalveameti sees tegelikult on ka veel teisi üksusi, mis tegelevad korruptsioonijuhtumite uurimisega. Kindlasti Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrollibüroo, aga ka prefektuurid tegelevad teatud juhtumite uurimisega. Eks see probleem on mõneti ka selles, et korruptsioonikuritegude büroo oma võimekusega päris kõiki juhtumeid ära uurida ei ole võimalik sellise praegusel hetkel. Aga eks näis, võib-olla tulevikus neid juhtumeid on vähem, loodame, et kõik on võimalik ennetada ja tõkestada, et siis äkki tulevikus on teistmoodi.
Aga alustame üldisest, kuidas meil Eestis korruptsiooni tasemega on. Et siin on selline rahvusvaheline uuring, iga aasta tehakse, Transparency International on selline rahvusvaheline organisatsioon, uuritakse tajutava korruptsiooni taset avalikus sektoris. Tegemist on avaliku sektori uuringuga ja seal Eesti on tegelikult üsna heal kohal. Et siin 12. kohal on eelmisel aastal olnud ja võiks öelda, et palju õnne meile, et meil tegelikult selline tajutav korruptsiooni tase on ikkagi suhteliselt madal. Ja kui vaadata siin seda ajalugu 2012. aastast, natukene kaugel on, aga siin slaidi peal need mummud on, et Eesti on sellest ajast alates 10 aasta jooksul teinud märkimisväärse tõusu selles tabelis, ehk siis puhtama läbipaistvama ühiskonna poole viimase 10 aasta jooksul, mitte viimase, aga 5 aastat tagasi, siis 10 aasta jooksul üks 3 kõige rohkem tõusnud riigist, et minevikus on kindlasti midagi väga õigesti tehtud. Ja kindlasti me ühiskonnas ei taju sellist, nimetaks madala taseme korruptsiooni, et võib-olla need ajad on jäädavalt möödas, kus liikluspolitseinikele altkäemaksu võis pakkuda Eestis, et seda ka varasemalt ei tohtinud teha, aga ikkagi tehti, et tänasel päeval me seda ei taju selliselt ja korruptsioon on natukene varjatum, natukene muutunud ja nendest trendidest ja arengutest kohe varsti räägin pikemalt. Küll aga selline mõtlemise koht on see, et viimase 5 aasta jooksul me oleme selles tabelis üsna paigal püsinud. Et kui riiklikul tasemel deklareerime küll, et me seda korruptsiooni ei talu ja me ei salli seda, tahame võidelda selle vastu, siiski me oleme nagu toppama jäänud. Ja see on mõtlemise koht, et tegelikult võiks olla potentsiaali liikuda palju nii-öelda kõrgemale, mitte selle tabeli pärast, vaid et tegelikult need probleemid oleksid ennetatud ja lahendatud. Ja sellise seadusandja või regulatsiooni tasemel meil on mõned kohad, mis on võib-olla mitte liiga edukalt nagu tehtud võrreldes mõne teise välisriigiga, kes on mõned asjad ära teinud, mida meil ei ole tehtud. Siinsamas sissejuhatuses sai räägitud näiteks sellest pöörduste regulatsioonist, kas või lobitegevuse reguleerimisest, et need kindlasti on valdkonnad, kuhu tasub sisse vaadata. Pluss veel see, et kui võtta arvesse Eesti sellist võimekust e-riigina, et meil on sellised andmed olemas ja nende andmete pealt on võimalik saavutada suurem avalikustamine, mis on selline korruptsiooni alandav meede, et siis kindlasti tasuks kaaluda ka neid võimalusi. Ja toon ühe näite ka, et näiteks meil on üks selline valdkond, kuhu me viimastel aastatel oleme rohkem sisse vaadanud ja mis on võimaliku suure rahalise mahuga valdkond, on riigihanked. Meil aastas tehakse riigis suurusjärgus 9000 riigihanget, mis on riigihangete registris ja selle kaudu tehakse kulutusi, makseid miljarditesse eurodesse ulatuvalt. See on väga suur summa ja seal meil Eestis on tegelikult väga hea, meil on üks register, kõik need 9000 hanget on ühes kohas olemas. Et võib-olla oleks võimalik automaatselt mingisuguseid süsteeme arendada, mitte eesmärgiga, et midagi menetleda ja mingid kuritegusid avastada, aga võib-olla selliseid lihtsalt välditavaid vigu avastada, et need riigihanked ei jõuakski sinna maani, et seal oleks mingisugused vead sees ja sellised, hankete suunamised juba olemas. Ja kuidas maailmas läheb? Maailm on üks kuri koht, nagu näha. Oleme siin piiri peal. On riike, mis on väga punased, on riike, mis on tumepunased, on riike, kus riik sisuliselt ei toimi ja riik võib-olla ongi korruptsioon, et riigi valitsemise vorm on kleptokraatia, et need, kes ei ole valitsevas klikis, need siis ei tohi varastada ja teised varastavadki, et selline see olukord maailmas on ja selle korruptsiooni tajumise indeksis on üle aastate selline negatiivne trend, kus see keskmine tase on nagu alla tulnud. Ehk siis tendents ei ole väga hea. Ja ilmselgelt siin tabelis näitab ka seda olukorda, et kus on siis
vaba ühiskond, nii-öelda vabad väärtused, ajakirjandusvabadus on kõrge ja nii edasi, demokraatia, ja kus on siis teistsugused väärtused. Ja selle tabeli pinnalt siin mõnikord ka Eestis võib-olla meedias või kuskil räägitakse sellest, et see Eesti korruptsioonivastane võitlus või tegevus on kuidagi läbi kukkunud või ebaõnnestunud, et rahvusvahelised indeksid seda ei kinnita. Et eks siin emotsioone erinevate kaasustega kindlasti tekib, aga uuringud seda ei kinnita. Räägime siis ennetustegevusest ka. Korruptsioonikuritegude büroo on tegelikult, tõesti me ei tegele ainult kuritegude menetlemisega või juhtumite avastamisega. Meie büroos on üldiselt 3 tegevussuunda, millest üks on ennetus, väga oluline suund. Nii nagu PPA tervikuna on ennetusfunktsioon ja ülesanded on väga laialt seaduses juba sätestatud, et seda me tegema peame. Ja siis tõesti on selline olukorrateadlikkus ja menetlus on need 12 suunda. Korruptsioonikuritegude büroo on aastate jooksul ennetustegevusse üsna palju panustanud. Eesmärk on suurendada seda teadlikkust ja võib-olla ka selline tänane kohtumine siin, et eriti kui seda siin avalikkuses ka üle kantakse, siis sellist sõnumit, korruptsioonivastast sõnumit edendada me siin saame. Ja ennetuse osas meil on kindlad tegevussuunad ja tegevusplaan, ütleme niimoodi, kuhu kohta me oma ennetusfookuse suuname. Ja üks osa on kindlasti ennetuskoolituste tegemine. Siin see valgus väga hästi välja ei tulnud, vist tundub, aga need on aastad, ja siis seal esimeses on palju, me oleme ennetuskoolitusi teinud ja seal on, kui palju inimesi on koolitustel läbi käinud, et me seda enda jaoks markeerime ja siin üldiselt on näha, et mingid aastad olid COVIDiga seotud kuidagi. Ja see viimane rida on siis käesoleva aasta eelmise reede seisuga, et oleme üsna palju panustanud sellesse ennetustegevusse ja mulle tundub, et see mõneti sellist vilja kannab. Käesoleval aastal meil prioriteetseks valdkonnaks kindlasti on kohalikes omavalitsustes toimuv ja volikogudes toimuv, et olid eelmisel sügisel need valimised. Päris palju on uusi volikogu liikmeid, kes on tulnud võib-olla erasektorist või kuskilt mujalt, mitte riigisektorist, ja natukene üle käia mingisugused olulised punktid, et volikogus on sellised teistsugused reeglid natukene, on selline ametiisiku staatus tuleb, mis see omakorda kaasa toob. Ja tunnetuslikult mõned volikogu liikmed kindlasti on üllatunud ja üldiselt ollakse üsna rahul ja tänulikud selle peale, et sellist ennetussõnumit on saanud jagada. Ja etteruttavalt võiks öelda, et meil selle aasta eesmärk olekski jõuda sisuliselt kõikide volikogudeni, mis on üsna ambitsioonikas eesmärk, arvestades, et meil isikressurssi selle jaoks liiga palju ei ole. Aga oluliseks seda peame. Lisaks teeme ennetuskohtumisi, kohtumegi erinevate organisatsioonidega, liikmeskondadega. Lisaks volikogu liikmete koolitustele me kohtume ka konkreetselt näiteks omavalitsustega, omavalitsuste esindajatega, et arutleda konkreetselt seal omavalitsuses esile tulnud probleemkohti ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Omavalitsusetes ongi selline olukord, et see tase on tegelikult kõikuv. Et seal mõned kohad, mõned omavalitsused väga hästi teavad, kuidas võiks ja kuidas peaks, ja mõned on vähem võimekad ja seal võib neid probleeme ka tekkida. Meie eesmärk on, et need võiks tegelikult olla kõik ennetatavad. Ja samamoodi tegelikult mulle tundub, et ennetuskohtumiste valguses, kas need on ennetuskohtumised või ükskõik kuidas seda nimetada, lihtsalt kohtumised, me alati oleme valmis kohtuma. Ja ma pakun siinkohal välja ka, et me võime vabalt kohtuda tulla ka eraldi Riigikogu fraktsioonidega. Et kui on selline huvi, siis võib-olla fraktsiooni liikmed kokku koguda ja siis saab küsida vabalt mingisuguseid teemasid, et miks on mõni asi nii või naa olnud ja
ja me räägime nii palju, kui me saame rääkida, et mõned asjad mõnikord ei saa tõesti avalikult rääkida, kui need ei ole avalikus faasis veel, aga võimalikult palju proovime ikkagi avatud olla ja selgitada oma tegevusmustrit. Siis märgukirjad tõin eraldi välja. Me üldiselt sellist avalikku märgukirju ka erinevate teemade osas oleme avaldanud. Eelkõige, kui meil on näiteks mõni menetlus läbi saamas, oleme tuvastanud erinevaid riske, siis pöörame tähelepanu sinna valdkonda, et rakendada neid konkreetseid meetmeid, et selliseid probleeme enam ei tekiks. Hoolimata sellest, kas kohtuotsus on juba tulnud või mitte, see kohtuotsus võib tulla päris pika aja jooksul, aga need meetmed tuleks rakendada juba enne, et neid probleeme enam ei tekiks. Ja koolitusmaterjale ka arendame. Sealhulgas käesoleval aastal oleme välja töötamas näiteks tervishoiusektoris sellist e-õppematerjali korruptsiooni valdkonnas. Nüüd nendest menetlusküsimustest natukene. Need kindlasti tekitavad sellist avalikkuses suuremat tähelepanu. Siin on laias laastus 2 vaadet. On see karistusõiguslik vaade, seaduskeskne lähenemine ja see on avalikul arvamusel põhinev lähenemine korruptsioonile. Et mida ühiskond tajub korruptsioonina ja mis on see, mis on siis seadustes reguleeritud ja kuidas õiguskaitseasutused lähenevad nendele kaasustele või sündmustele. Päris tihti avalik arvamus ja seaduskeskne lähenemine lähevad kokku ja see on täiesti normaalne, sest seadused ongi selline ühiskondlik kokkulepe. Aga korruptsiooni vaates sellist dissonantsi ja erisust ka päris tihti tegelikult tekib. Eriti poliitiliselt laetud sündmuste puhul, kus on mõni avaliku elu tegelane, poliitik sattunud menetluse osaliseks, kuidagi menetlusega seotuks ja siis hakkab pihta mingisugune diskussioon, arutelu olukorras, kus menetlus ei olegi veel kuhugi maani jõudnud või alles käib. Õiguskaitseasutused ei saa kommentaare anda nende osas ja hiljem, kui kohtulahend tuleb, siis juba arvavad kõik midagi. Et mõnikord võib juhtuda, et need koosseisud on nagu natukene teistmoodi, kui avalikkus tajub seda. Ja järgmise slaidi juures ma räägin eraldi koosseisudest ka, et võib-olla siis saate küsida ka, kui sellised küsimused tekivad erinevate kaasuste põhjal ka. Ja laias laastus meieni jõuavad juhtumid 3 kohast, et on nii-öelda pöördumiste või meedia kaudu, see üks osa. Teine osa on teiste asutuste kaudu, teised organisatsioonid ja 3. on see, mida PPA ise teeb nende juhtumite avastamiseks. Selle esimese osa puhul, nii-öelda keegi pöördub meie poole, teeb avalduse või meedias kirjutatakse. Eestis on tegelikult see meediavabadus ju väga kõrgel kohal, täitsa maailma tipus. Ja ajakirjanikud teevad tänuväärset tööd, avastavad mingisuguseid tähelepanekuid ja siis, kui need tähelepanekud tulevad, siis legaliteedi põhimõttel me peame kuriteoteate ilmnemisel või kuriteojuhtumi ilmnemisel hakkama neid asju menetlema. Ja mõnikord võib juhtuda, et avalikkus nii-öelda menetleb neid samal ajal, ilmuvad ajalehe artiklid samade kaasuse asjaolude puhul, mida me menetlusega siin välja selgitame, et see on selline huvitav nüanss, aga nii ta on. Siis teiste organisatsioonide tegevus. Siin ma pean silmas erinevaid auditeid, võib-olla Riigikontroll, Rahandusministeerium, ka siit komisjonist üks kaasus on meie lauale tulnud, mida me oleme siin uurinud nüüd. Et see kindlasti on väga tänuväärne töö, mida teised asutused teevad ja see on ka see, kuhu me ise tegelikult panustame. Need samad olukorrad, kui me käime ennetusloengutki näiteks tegemas. Et meil ennetusloengute eesmärk ei ole ju muidugi neid mingeid juhtumeid saada või mingeid menetlusi saada. Küll aga võib juhtuda, et loengute järgselt avastatakse, et midagi on valesti ja on põhjust uurida. Siin eelmisel aastal üks huvitav olukord tekkis, kus ühe kohaliku omavalitsuse koolituse järgselt meil tuli 2 süüteoteadet toimingupiirangu rikkumise osas. See ei olnud eesmärk, aga nii võib juhtuda, et kui hakatakse mõtlema, et aga tõesti, nii ei tohi ju tegelikult. Et niimoodi see käib ja PPA enda tegevus. Selle all ma pean silmas seda, et Keskkriminaalpolitsei tegutseb juba aastaid sellise
teabepõhise mudeli järel, et see on see ILP mudel, Intelligence-Led Policing, mis tähendab, et me ise fokusseerime oluliste teemade osas, proovime leida erinevaid mustreid, kasutada erinevaid andmeanalüüse, et tuvastada probleemvaldkondi. Ja need probleemvaldkonnad on ikkagi ju needsamad, mis ka ühiskonnas tekitavad tähelepanu ja nii edasi. Ja et mitte liiga abstraktseks jääda, võiks näiteks tuua mõned sellised megatrendid, olulised sündmused, mis on siin ühiskonnas meid mõjutanud, meid riigis tervikuna koroona ajal. See koroonategevus, et kõik, mis puudutas vaktsineerimist ja meditsiiniseadmete või nende tarvikute soetamist, kindlasti oli suure tähelepanu all, kui riik kulutas sadu miljoneid kuhugi valdkonda. Samamoodi näiteks Ukraina sõda. Kuidas see mõjutab meie ühiskonda, kuidas see mõjutab PPA-d, konkreetsemalt näiteks korruptsioonikuritegude valdkonda, et kui mingite meetmete peale kulutatakse väga palju raha, siis see kindlasti toob kaasa mingisugused ohud. Ja need tähelepanekud kolleegide Kaitsepolitseiametist poolt ka aastaraamatus markeerituna, et kui riigikaitse valdkonnale väga palju raha läheb, siis see automaatselt mingisugused riskid toob ülesse. Mitte, et need oleks realiseerunud, aga nende peale peab mõtlema. Ja eks meil see korruptsioonivastane tegevus tundub mõnikord nagu ebamugav. Ebamugav selles vaates, et tahaks kindlasti ju mingit valdkonda lahendada ja lahendaks selle niimoodi, et eraldaks väga palju raha sinna ja siis küll see kõik saab korda, aga mõnikord unustatakse suure raha eraldamise tuhinas ära, et on ka mingid ohukohad. Iga raha eraldus toob kaasa mingid riskid ja valdkonnas, kus neid raha eraldamise põhimõtteid või reeglistikku ei ole kehtestatud, võib-olla halvustades öeldes ka bürokraatiat. Bürokraatial on vahe, et kas on selline aruandekohustus, otsuse selgus, et mis on reeglid, või siis ongi negatiivses tähenduses bürokraatia. Et kui kõik hakkavad siin bürokraatiat vähendama, võtame kõik need aruandekohustused ära, siis võib juhtuda, et kuhugi valdkonda eraldatakse näiteks 100 miljonit eurot ja keegi ei saagi aru, kes saab raha ja kes ei saa, et mis need alused on. Ja see ilmselgelt sogane vesi tekitab ahvatlusi ja toob kaasa riski, mis on minevikust nähtuvalt ka realiseerunud. Et selle peale peab lihtsalt mõtlema natukene. Ja ma eraldi tõin välja sellise korruptsiooni vihje aadressi, et meil büroos on korruptsiooni vihje aadress, kuhu ma inimesi siis julgustan alati pöörduma, et selline anonüümne vihje võimalus on olemas korruptsioonivastase seaduse järgi, millest ma ka natukene kohe varsti hakkan rääkima. Seal on muu hulgas välja toodud selline säte, et korruptsioonijuhtumisteavitaja fakti anonüümsuse tagamine. Et kui keegi teavitab korruptsioonijuhtumist, siis see, kellele teavitatakse, peab tagama anonüümsuse tähtajatult, igavesest ajast igavesti. See on väga pikk aeg. Ehk siis ma julgustan inimesi teavitama korruptsioonijuhtumitest ja ametiisikute puhul see isegi ei ole vabatahtlik variant, vaid see on suisa kohustus ametiisikutele pandud. Ja viimastel aastatel see korruptsioonivihje aadress on muutunud sisukamaks. Meil suurusjärgus aastas 100 vihjet tuleb, et kas seda on palju või vähe. Ütleme, et 10-6, et neid ikkagi omajagu on tegelikult. Küll nendest vihjetest menetlusteni või selliste konkreetsete süüteguni jõuavad väga vähe. Ja valdav osa inimesed pöörduvad just ongi huvide konflikti teemal, sellise avaliku halduse teemal, väga palju on kohalikest omavalitsustest, et midagi seal ikkagi toimub. Ja kui võtta tagasi see eelmine slaid, me kohtume ise ka päris paljude inimestega. Et me oleme tegelikult nii-öelda põllu peal väljas, mitte menetlustega, vaid lihtsalt suhtlemegi inimestega, räägime probleemidest. Ja seega annab see kindluse öelda, et inimestele ei meeldi korruptsioon, neile ei meeldi huvide konflikti olukord. Ja päris tihti on ka nii, et me tajume, et midagi on valesti.
aga võib-olla ei ole ka meetmeid, et selle valesti osas midagi ette võtta, sest pole süütegu päris täis tulnud või nii-öelda koosseisu ei ole täis tulnud. Räägimegi siis kuritegudest, sellised levinumad korruptsiooniga seotud kuriteod, ehk siis sellised ametialased süüteod. Väga pikalt ei taha igast koosseisust rääkida, aga sellised omastamine, kelmused, seal on erisubjekt, on see ametiisiku poolt toime pandud omastamine või kelmus on automaatselt siis kuritegu või nii-öelda raskendav asjaolu. Need on need samad asjad, mis siis tulevad õhku kuluhüvitistega seonduvalt. Et viimastel aastatel tõesti meil on neid kuluhüvitise kaasuseid mõningad olnud. Ja omastamise ja kelmuse vahe on siis see, et omastamise puhul võetakse enda hoole alla usaldatud vara, viiakse meile koju näiteks, kelmuse puhul viiakse eksimusse keegi. Sellise kuluhüvitiste kelmus, et keegi viiakse eksimusse, et tegelik see kulu oli seotud justkui, Riigikogu liikme tööga, aga tegelikult ei olnud seotud. Need on need kaasused, kus tegelikult see kuriteo piir on väga madal. 200 eurot ületav summa on juba kuritegu. PPA on tegelikult juba paar aastat tagasi teinud ettepaneku, et ka see 200 eurot võiks tegelikult üle vaadata, et tänasel päeval see 200 eurot on päris madalal tasemel ja ka prokuratuur on tegelikult sellega päri nii-öelda, et 200 euro piir kuriteo piiriks on päris madalal. Et see võiks väga vabalt olla näiteks 5 korda kõrgemal, et midagi halba nagu ilmselt ei juhtuks. Just selles vaates, et mitte nii-öelda dekriminaliseerida, vaid selles vaates, et siis saab kriminaalmenetlusega lahendada neid juhtumeid, mis on nagu nii-öelda olulisemad. See ettepanek praegu pole väga hästi kuhugi liikunud. Ja mis puudutab neid kuluhüvitiste kelmusi ja võib-olla siin Riigikogu liikmete seas ka need mõningad kaasused, mis on tulnud. See kindlasti ei ole õiguskaitseasutuse selline, ma ei tea, unelmate kaasus nii-öelda, et menetleda 800 eurost juhtumit, mis toimus 4 aastat tagasi nagu. Et see kindlasti ei ole ressursi hea kasutamine ja sellisel juhul need olukorrad võiksid olla lahendatud kuidagi teistmoodi. Et ma saan aru, et neid arutlusi on juba peetud, kas üldse see nii-öelda tšekimajandus oleks nagu vajalik või mitte, aga õiguskaitseasutuse töötajana ma ütlen, et ega need ei ole need juhtumid, millega me nii-öelda sooviksime tegeleda. Mitte, et me üldse mingite juhtumitega sooviks või ei sooviks tegeleda, meil on legaliteedi kohustus ja me ei saa väga valida, kui mingisugused juhtumid tulevad, siis me neid menetleme ja nii lihtne ongi, et seal küsimust ei ole. Meie teeme nii, nagu seadus ette näeb. Ja nende kuluhüvitiste vaates seda ma võin küll öelda, et ühtegi kaasust me ise otsinud ei ole. Et kui me siin enne rääkisin PPA enda tegevusest, kus me neid juhtumeid avastame, et kindlasti meie büroo või KKP eesmärk ei ole siin töötada läbi Riigikogu liikmete mingit kuluhüvitiste kasutamist või nii edasi, et see ei ole meie prioriteet kunagi olnud. Et see on ajakirjanduse töö, mis on olnud. Siis altkäemaksu kuritegusid on viimasel ajal tõesti vähemaks jäänud ja sellist, nagu ma rääkisin, nii-öelda labast altkäemaksu, et siin liikluspolitseinikule mingisugune väike raha või ma ei tea, mis asi anda. Neid juhtumeid mõnikord esineb, aga kindlasti see nihe on nüüd toimunud. Mida rohkem esineb viimastel aastatel, ongi riigihangete teostamise nõuete rikkumine ja toimingupiirangu rikkumine. Riigihangete nõuete rikkumise puhul on tegemist siis koosseisuga, kus on eelistatud mõnda riigihangetel osalejat. Piltlikult öeldes hange on kirjutatud kellelegi. Ei ole sellist pakkujate võrdset kohtlemist, konkurentsivabadust ära kasutatud ja see tegelikult on päris suur probleem selles vaates, et küllap neid olukordi oli ka varem, aga me oleme ise selle peale rohkem tähelepanu pööranud ja need riigihanked on ju valdkond, kus hankemahud võivad olla väga suured, väga lihtsasti lähevad miljonitesse eurodesse ja see võimalik tagajärg, kas on seal kahju või kasu, see hetkel ei ole koosseisuline element ja seda olekski väga raske hinnata.
aga just sellise turu moonutamise osas, kui meil Eesti riik meie õnneks või õnnetuseks ongi selline väike ja konkurentsi mingites valdkondades ongi väga vähe ja see turg ongi võib-olla natukene moonutatud, et kui seal veel riigihangetega ka kuidagi manipuleeritakse, siis see ei ole väga hea, see ei mõju meie majandusele väga hästi. Ja seega me selliste juhtumitega üha rohkem puutume kokku. Selle aasta alguseski avalikuks sai ju menetlus, mis puudutas ühte riigihanget, kus seal hankemaht oli 25 miljonit eurot, et ka omajagu. Ja see toimingupiirangu rikkumine, kurikuulus toimingupiirangu rikkumine, et neid olukordi esineb ka tegelikult omajagu ja eks sellest toimingupiirangu rikkumisest on päris palju räägitud ja selle sama koosseisu muutmise või mitte muutmise osas koos mõjus ka selle korruptsioonivastase seaduse vaates. Aga fakt on see, et neid toimingupiirangu rikkumise olukordi, neid ikkagi tuleb ette. No mida ta tähendab? Huvide konflikti tähendab tegelikult 2 toolil istumist. Ja tõesti sellist õigeks mõistvad otsuseid on nüüd ka tulnud. Ja selles koosseisus mõningaid probleeme on, mis puudutab nii-öelda lahtist koosseisu või tähendab neid lahtisi õigusmõisteid. Ja ma sellest KVS-ist tegelikult kohe varsti räägin edasi, äkki siis tuleb see õige koht. Ja viimasel ajal oleme ise pööranud tähelepanu rohkem ka altkäemaksu kuritegudele erasektoris, mis võib-olla ongi tulnud sellest olukorrast, et meil tegelikult avalikus sektoris need altkäemaksu kuritegusid ongi tegelikult vähem ja võib-olla see avalik sektor ongi nii-öelda puhtamaks saanud. Et meil on võimalus tegeleda selle erasektori altkäemaksuga ka, neid juhtumeid uurida ja lahendada, tõkestada. Nüüd ma tahtsin sellest toimingupiirangust natukene rääkida, et see kindlasti suurt tähelepanu äratab. Ja natukene nendest pöördumistest, mis meile tulevad. Et ma nagu rääkisin enne, et meil on üsna palju pöördumisi vihjemeilile, inimesed tulevad lihtsalt rääkima, et mingisugused otsused tunduvad valed, huvide konfliktis on toimetatud ja ikka on võetud vastu otsused. Ma siin toon lihtsalt 2 paralleeli. Väga tihti need otsused, mis on nii-öelda ebaõiged, on tegelikult tehtud selles olukorras selges huvide konflikti olukorras. Kui on haldusmenetluses huvide konflikti olukord juhtunud. Ja haldusmenetlusseadustiku järgi on paragrahv 10 on see taandamiskohustus. Seal on väga lai kohustus tegelikult. Et kui haldusorgani nimel tegutsev isik on huvitatud asja lahendist või muud asjalud tekitavad kahtlust erapooletusest, tuleb taandada ennast automaatselt. See on tegelikult väga lai selline alus. Siis me peame taandama ennast. Need olukorrad on väga lai alus. Nüüd teatud juhtudel selline taandamise, see samasugune tegu võib olla ka toimingupiirangu rikkumise süütegu, kas väärtegu või kuritegu. Ja ma julgeks nagu niimoodi piltlikult näite tuua, et kui meil on selline haldusmenetlusseaduse taandamise alus, siis võib-olla toimingupiirangu olukord on neist vähe. Ja see on ka see olukord, kus tihtipeale me ei saa inimesi, kes meie poole pöörduvad, kui on mingisugune selge huvide konflikti olukord toimunud kuskil, jälle kuskil kohalikus omavalitsuses näiteks, haldusorgani nimel tegutsev isik, siis peaks ennast taandama, ta ei taanda ennast, aga see pole ka päris toimingupiirang. Ja sellisel juhul see nii-öelda, kes tunneb ennast puudutatuna, võib pöörduda halduskohtusse ja siis saab seda ümber pöörata, aga kes see kohtusse ikka soovib väga pöörduda, et meil tegelikult neid olukordi on. Ja nüüd toimingupiirangu vaates, et siin need mõned lahendid, mis on kaasa toonud sellise meelepaha, et millega tegeleb politsei, millega tegeleb Kaitsepolitseiamet, prokuratuur, et õigeks mõistvad otsused, jube lugu. Need on enamjaolt seotud sellise lahtise loeteluga. Siin oli üks advokaadilahend hiljuti, mõisteti õigeks Riigikohtus, seal oli käsitluse all see, et selle otsuse toimingu oluline mõjutamine. Riigikohus siis sätestas, et mis on see oluline mõjutamine.
see fakt, et seal osaleti toiminguga või otsustusprotsessis, see ei olnud kahtluse all. Aga küsimuse all oli just see sõna oluline ja tol hetkel kohus leidis, et see oluline ei olnud täidetud. Ühest teisest lahendist aastat tagasi, ühe kohtuniku lahend, mida Kaitsepolitseiameti kolleegid menetlesid, seal oli see sõbrasuhte kaasus, et kas see sõber on siis inimene, kes ametiisikut oluliselt mõjutab, jälle see oluline mõju. Tol hetkel kohus ütles, et see mõju ei ole oluline. Need on need olukorrad, kus iga lahend tegelikult toob kaasa nagu nii-öelda suuniseid ka järgmiseks tõlgendamiseks. Ja tänasel päeval mingisugused lahendid on juba saabunud ja tõlgendusruum on läinud konkreetsemaks. Nüüd tänasel päeval põhiseaduskomisjon ju töötab välja seda uut korruptsioonivastast seadust ja seda sama küsimust soovitakse siis saavutada õigusselgust, proportsionaalsust ja võib juhtuda, et see ei saabu, sest tuuakse mängu nii-öelda uus õigusmõiste, mida hakatakse uuesti nüüd vaidlema. Et lihtsalt nende asjadega tasub hoolikalt läbi mõelda. Ma siinkohal kiidaksin Justiits- ja Digiministeeriumi algatust, mis on seotud selle korruptsioonivastase seaduse revisjoni moodustamisega. Olles muidugi ise ka selle revisjoni liige PPA esindajana, julgeks öelda, et need arutelud seal revisjonis on väga põhjalikud ja väga laiapindsed. Seal on ju erinevad väga lai huvigruppide esindatus, sealhulgas advokaadid, linnade, valdade liit, kohtunikud, nii edasi. Et see tundub väga hea algatus, kus need samad küsimused on väga põhjalikult läbi mõeldud. Ja kui tulla tagasi nüüd selle toimingupiirangu rikkumise koosseisu juurde, et kindlasti need muudatused, mis siis tulevad või ei tule, need peaksid olema väga läbi mõeldud. Et ei avastaks ennast olukorras, kus me tahtsime, et läheks nagu selgemaks, aga läks kuidagi teistmoodi. Ja muidugi, et selle toimingupiirangu koosseisu osas räägitakse, et see tuleb sealt korruptsioonivastasest seadusest ja mõni on öeldud, et see on kõige halvem seadus üldse maailmas, et hommikul ametnik ei saa aru, kas ta läheb õhtul koju või vangimajja. No päris nii ei ole. Mingis kellaajast vist teada. Just. Et tegelikult seal seaduses on päris palju erandeid ja välistusi juba praegu olemas. Ja see tegelikult, ma ütleks, et ei ole nii segane, kui natukene mõtiskleda ja juhul, kui tekivad küsimused, siis neid selgitusi või seaduse tõlgendamist võib küsida Justiits- ja Digiministeeriumist, võib ka meie käest küsida või ükskõik, et mingisuguses olukorras tegutsedes tasub kindlasti küsida, kui ei oska nagu valida seda otsustust. Seda enam, et HMS paragrahv 10 ja taandamise alused on juba väga laiad tegelikult. Natukene nüüd sellest olukorrast, et kuidas me näeme seda lähitulevikku või millega me tegelema hakkame, kokku puutuma, mis valdkondadega. Kindlasti see koostöö on väga oluline. Ka meie enda büroo, ka PPA näol koostöö kõikvõimalike organisatsioonidega. Ma siin samas ka praegu näen, et meil võiks ju lausa koostöö olla, et me siin suhtleme ja selgitusi jagame. Et mulle tegelikult selline formaat väga meeldib ja sellist korruptsiooni valdkonna arutamist ma väga julgustan. Kindlasti ennetustegevusega meie büroo jätkab ja selles mõttes kahtlust ei ole, et me seda ei tee. Ja me ise tajume, et see toob kaasa nagu mingisuguse nihke mingisuguses väärtusruumis konkreetses valdkonnas. Arendame ka koolitusmaterjale ja tänasel päeval see regulatsiooniga seotud küsimused ja need, mis puudutavad KVS-i arenguid. Seal me hea meelega oleme kaasa valmis rääkima, erinevaid olukordi selgitama ja kui ma enne ka mainisin, et meil on mõned asjad võib-olla puudu ja tegemata, ongi puudu ja tegemata just see lobiregister ja pöörduste regulatsioon ja need asjad. Siin on võimalusi, kuidas seda valdkonda arendada. Ja julgeks öelda, et nii nagu
kõik PPA töötajad, ka korruptsioonikuritegude büroo töötajad on kindlasti oma töös väga hingestatult asja sees nii-öelda. See ei ole päris tavaline 8–5 töö, et eriti ei huvita ka, mis seal töö tulemus on ja mõnikord on üsna kahju kolleegidest, kui nähes, et selline suur töö on tehtud ja tulemus on see, et järgneb mingisugune, ma isegi ei tea, mis asi järgneb, meedias mingisugused negatiivsed pealkirjad, nii edasi. Selle ühe teise valdkonna näitel võiks tuua näite sellest olukorrast, kus meie kolleegid Põhjaprefektuuri kriminaalbüroost tegelesid ühe juhtumiga, kus siin üks ukrainlasest kelm peeti kinni, teda menetleti. Suure töövõidu tulemusena 8,5 miljonit saadi nagu vara kätte. Ja järgnes siis see tulemus, et aga kuidas see siis nii sai juhtuda, et 100 miljonit jäi ju saamata. Sest alternatiiv oli see, et oleks võinud ka 0 saada. Et see on nagu huvitav, et kindlasti väga hea ja positiivne töö minu kolleegide poolt Põhjaprefektuuris, tervitan neid. Aga mõnikord kuidagi asjad lähevad teistmoodi. Ja tulevikus nähes neid trende ja kaasuseid, riigihangete teostamise nõuete rikkumine on üks olukord näiteks, milliseid juhtumeid võib tõesti veel oodata, kuhu me panustame. Siis toimingupiirangu rikkumist ja huvide konflikti, eks näis, mis sellest koosseisust saab üldse. Aga fakt on see, et see huvide konflikti olukord, see on see, mis pälvib tähelepanu ja millest inimesed teavitavad ja kas nii-öelda see on siis süütegu või see ei ole süütegu, neid olukordi ja juhtumeid meil igal juhul tuleb. Ja kindlasti tuleb juhtumeid kohalikest omavalitsustest. Seal ei ole küsimust ka, sest nagu ma ütlesin, et seal see tase on päris kõikuv. Erasektori korruptsioonijuhtumeid tuleb kindlasti veel, sest me ise fokusseerime sellele. Ja nii umbes on. Ja kui ma siin juba olen, siis ma võin paarist kaasusest ka rääkida, kui see teid huvitab. Et üks korruptsiooniga seostatav negatiivne näide on see kurikuulus juukselõikuse näide. Soovite sellest kuulda, kuidas sellega läks või kõik on juba selge? Kas te peate silmas Kajar Lemberi seda kaasust? Ei, just. Jah, et me teame seda kaasust, aga võib sellest rääkida? No see on see kaasus, kus on nagu avalikkusele jäänud kuidagi selline mulje, et aastaid on menetletud nüüd seda alla 10 eurost juukselõikuse kaasust ja suur töö on tehtud õiguskaitseasutuste poolt ja siis nii-öelda töövõit saadud on, mis tegelikult lõppes õigeksmõistva otsusega. Seal kaasuses tegelikult oli ju fookuse all hoopis teine teema. Selle konkreetse kaasusega tegeles ju Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ja seal oli uurimise all soodustuskelmus. Soodustuskelmus aastatel 2008–2014, kus soodustuskelmuse nii-öelda maht või ulatus oli mitmekordne eriti suur ulatus 400 000 eurot. Ja kui nii-öelda lõplik kahtlustus nende erinevate kuriteoepisoodide osas sai esitatud, siis see kahtlustuse maht oli 55 lehekülge, millest 53 oli soodustuskelmuse osas ja 2 lehekülge oli selle korruptsioonikuriteo osas. Ja eks edasises menetluses seal mingid episoodid aegusid, mingites episoodides sõlmiti oportuniteet ja hiljem ka toetuse andja küsis raha tagasi ja sai raha tagasi. Ja nüüd, mis osas ei sõlmitud oportuniteetu või mille osas nagu edasi mindi, oligi siis see juukselõikuse kaasus, mis on nüüd oma elu elanud, et seda uuriti aastaid. Ei, tegelikult uuriti soodustuskelmust. Et see on see olukord, kus tänasel päeval nii-öelda meie ka oleme, sest meilt, ma ei tea, vist igalt koolituselt küsiti, et aga mis värk selle juukselõikusega siis oli. Et selline see kaasus oli. Ja siin ka selle toimingu piirangu vaates on tihtipeale nagu
proovitud kuidagi leevendada seda tegelikku olukorda mingisuguste kaasuste osas, kus see probleemistik on päris tõsine nagu ja päris konkreetne olemas. Siin mõni nädal tagasi käisin ühe teise komisjoni avalikul istungil ja seal tuli jutuks ühe haiglajuhi kaasus, kus toimingupiirangu olukorda prooviti näidata, et see oli nagu mingisugune vähetähtis olukord. Selles kaasuses oli tegelikult tegemist altkäemaksu kaasusega. See toimingupiirangu osa oli üks osa kogu sellest, üks väike osa jälle sellest nii-öelda etteheidetavast teost. Kokkuvõtvalt see kaasus lahenes oportuniteediga erinevate kahtlustatavate vahel, kus erinevad kahtlustatavad kokku maksid siis riigi tuludesse üle suurusjärgus 250 000 eurot. Aga konkreetse toimingupiirangu kaasuse puhul siin räägiti, et mis kuritegu see siis on, kui asutuse juht paneb allkirja või kinnitab 2000 inimese Exceli palgakäskirja osas või et mingi Excel on ja siis palgakäskirja on 2000 rida seal, et see kindlasti nii ei olnud. Seal oli konkreetne korraldus, eraldi käskiri, kus oli konkreetne nii-öelda perekonnaliige ja see palk, mida kehtestati, see ei olnud tavapärane, see ei olnud mingi rutiinne otsus või kokkuvõtvalt oli rutiinne otsus prokuröri hinnangul, tol hetkel seda ei peetud rutiinseks otsuseks. Ka selle menetluse lõpetamise osas oli suuresti ajendus see, et vahepeal olid ilmnenud erinevad kohtulahendid, mis on loonud sellist, nüüd ma seda sõna ei tohi vist välja öelda, õigusselgust. See väga populaarne sõna ei ole. Et need olid need argumendid, aga kindlasti seal probleem oli ja vaadates seda kaasust eemalt, kas nii tasuks teha? Ei, nii ei tasu teha. Ja mul on viimane slaid. Tutvustan jälle seda korruptsioonikuritegude vihjemeili, et julgustan inimesi pöörduma ja seda anonüümsust me tagame väga pikalt, tähtajatult. Ja küsimuste voor siis. Ja kusjuures selle anonüümsuse tagamisega tegelikult selles osas, et meil kui see vilepuhuja seadus võeti üle, et see oli tegelikult üks selline kriitika, et sinna ei läinud ju korruptsiooni teavitamine sisse, et sinna läksid tõesti, võeti üle kõik muud asjad, aga näiteks korruptsiooni kohta seda seadust ei ole, et see on tegelikult oluline, et see nii-öelda anonüümsuse tagamine, et see on ikkagi kaitstud. Ja võib-olla, kui rääkida uuesti see moment, et tõesti, et meil on see 12. koht, selle nii-öelda raporti järgi, et see korruptsioonitaju indeks, aga selles samas analüüsis, et selline laiem analüüs, seal toodi välja, et üks võib-olla selline korruptsiooni ohuallikas, mis on praegu levimas, on nii-öelda see kliimakorruptsioon, ehk siis kuna toetatakse erinevaid ettevõtjaid, eriti, eks ole, selle rohelise energeetika osas, et suured toetused liiguvad seal, et tavaliselt, kus on suured toetused, tavaliselt ka sinna liigub ka korruptsioon, et võib-olla et selline laiem, see on küsimus, et kui palju teie jälgite ka kogu seda lobitegevuse küsimust just energeetika valdkonnas, sest et ma arvan, et komisjoni liikmed on võib-olla ka sellega tutvunud, aga on dokument, kus on tõesti kapo omalt poolt selle ühe ohuna lausa välja toonud, et selline just lobitegevus, et nii-öelda toetuste saamiseks, et erinevad, eks ole, ettevõtjad, et see lobi toimub, eks ole, mitmel tasandil, et kui palju siis, võib-olla kas olete te saanud vihjeid või kui palju on kaasuseid või mida te selles küsimuses üldse jälgite ja kas te näete seda ohtu? Ja see on väga hea tähelepanek ja asjakohane küsimus, et nii nagu ma enne rääkisin, Keskkriminaalpolitsei tegeleb sellise teabepõhise mudeliga ja aastate jooksul me neid erinevaid protsesse kindlasti jälgime ja analüüsime. Ja sealhulgas, mis puudutab kogu seda
kliimandust, energeetikat ja neid teisi valdkondi. Nagu ma rääkisin, meil Eestis on õnneks üsna palju andmeid ja sellised hanked on avalikud, muud raha kasutamised teatud vaates on avalikud, mingid meetmed on avalikud. Mida rohkem on avalikustatud andmeid, seda rohkem on võimalik tuvastada anomaaliaid ja leida erinevaid probleeme kohti. Ehk siis jah, vastus on, et selle energeetika osaga me oleme kindlasti tegelenud või selle kliimavaatega. Ja et mitte jääda abstraktseks, ma ühe näite võin ikkagi tuua ka. Mõni aasta tagasi avalikkuseni jõudis ka paar menetlust, mis puudutasid näiteks seda niinimetatud KredExi renoveerimistoetusi, et kus tehniliste konsultantide võimalikke kuritarvitusi me uurisime, võimalikku kelmusi või ka erasektori altkäemaks, ükskõik mis see koosseis seal lõpuks kvalifitseerimisel läks. Need juhtumid tegelikult tulidki sellisest analüüsist, kus me võtsime konkreetselt meetme ja hindasime seal erinevaid seoseid. Ehk siis selline analüüsipõhisus on meile kindlasti väga olulisel kohal. Kui vaadata üleüldse neid probleemkohti, probleemkohad võivad ilmneda seal, kus raha liigub. Ja kus raha liigub, et tänasel päeval ongi kaitsevaldkond kõige suurem koht, kuhu raha läheb ja seal need ohud võivad olla, me isegi ei kujuta ette, et me tahaksime tegelikult ju, et kõik raha läheks efektiivselt ja ostetaks nagu neid asju, mida ostetaks, mitte et keegi ise saab rikastuda alusetult. Teine valdkond eelarve järgi on ju tervishoid. Kui vaadata Tervisekassa eelarvet, üle 2,5 miljardit, see on väga suur summa, kuigi seal raha alati on puudu. Ehk siis see on ka selles osas meie jaoks väga olulisel kohal, nii nagu ma rääkisin ka ennetustegevuse vaates, et meil on hetkel väljatöötamisel selline ERP-platvorm. Ja need ülejäänud meetmed samamoodi, nii nagu siin oli koroona ajal koroonalaenud, me neid tegelikult jooksvalt jälgime. Ja ma korra küsin, et jah, tõesti need toetusmeetmed, et kui palju te olete võib-olla silma peal hoidnud, et ka selle Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondi teemadel, et lihtsalt see teema on olnud meil komisjonis mitu korda käsitlusel ja seal olid konkreetselt just ettevõtted, kus samuti loodi 10-päevase vahega 3 uut ettevõtet, tehti 3 projekti, justkui need on erinevad projektid, tegelikult kõik oli omavahel seotud, said maksimumtoetust ja ma selle võib-olla jätan mainimata, et need erinevad poliitilised seosed, aga üleüldse see võib-olla see läbipaistvus just selles, kuidas seda toetust jagati. Ja ma ei tea, kas te olete saanud või kas teie poole on ka pöördutud selles osas, vihje osas, et kõik võib-olla ei ole nii, nagu paberil kirjas on. Jah, ma saan kommenteerida, et ka see valdkond on meile teada. Ja see, mis te räägite, uus ei ole praegu. Et võib-olla selle pärast kinnise osas te saate võib-olla ka midagi täpsustada, aga nagu ma saan aru, et te hoiate siis silma peal. Või olete ka mingit pöördumisi ka saanud või infot? Korruptsioonijuhtumist teavitamise faktid on ju tähtajatud anonüümsed. Jah, et ma saan aru, et te hoiate silma peal. Ja võib-olla te korra mainisite veel seda kaitsevaldkonda, eks ole. Ja kaitsevaldkonnas et on tõesti, et Riigikontroll on võib-olla avaldanud erinevad seisukohti, et üks osa on see pöörduste poliitika tõesti, mida tegelikult on ka plaanis komisjonil käsitleda, et siin ka võib-olla laiemalt, aga võib-olla ka see läbipaistvuse küsimus, et kuidas teile tundub just kõikide nende hangete osas, et seal on tõesti praegu ühed suurimad, eks ole, rahad mängus, suurimad investeeringud,
et noh, hiljuti oli ka uudis, kus siis ettevõte, mis oli varasemalt korruptsiooni kahtluse all, eks ole, hakkab tootma moona, et kuidas teie nagu kõigest sellest suhtute, kuidas te jälgite ja mis on nagu teie tunnetus selle läbipaistvuse osas? No nagu ma ütlesin, kindlasti seal mingid riskid on olemas, tuleb hinnata, et kas need on siis maandatud või mitte. Aga selle kaitsevaldkonna osas ma kommenteerin nii palju, et nagu ma enne rääkisin, koostöö osa. Me koostöös Kaitsepolitseiametiga oleme siis nii-öelda ära jaganud, et see kaitsevaldkonna esmane eesseisja on Kaitsepolitseiamet, kuna see on seotud riigi julgeolekuga. Ja selle pöörduste teemalise kommentaari tahaksin ka öelda, et see poleemika, mis on tekkinud kapo aastaraamatust tulenevalt, et kus on toodud nähtavale, et seal selline hüpoteetiline probleem võiks olla, pöörduste regulatsioon, ja siis on mõneti pahameel olnud kolleegide peale Kaitsepolitseiametist, et kuidas nad siis niimoodi ütlevad, et tegelikult ju ei ole probleemi ja keegi on juba seal mingisugused nimeliselt välja toonud, et kes siis on läinud avalikust sektorist erasektorisse. Ma kommenteeriks nii palju, et tegelikult kedagi ei ole ju, ma ei tea, nimetatud või süüdistatud, et keegi läks avalikust sektorist erasektorisse. Siin on tegelikult riigi tegemata, siin on tegelikult ju probleem selles, et riik ei ole seda reguleerinud ja see ei ole etteheide nendele inimestele, kes on läinud, ja kuna see reeglistik puudubki, siis puht sellise korruptsiooniteooria järgi seal võivad probleemid olla. Kui meil oleks reeglistik, me saaksime seda järgida ja siis võtta vastavalt mingit seisukohta või otsust. Praegu seda ei ole ja puhtalt välja tuua, et selline probleem võiks olla teoreetiliselt olemas, see on kindlasti õige. Aga ka need inimesed, kes on siis niimoodi sattunud sinna olukorda erasektorisse, nad ei saa ka teistpidi teha, et mis me siis nagu tegema peame, et kuhu ma siis lähen. Ja muu hulgas näiteks Prantsusmaa riik on seda konkreetselt pöörduste regulatsiooni väga efektiivselt reguleerinud. Neil on seal vastav ametkond, muidugi riik on ka suur, et ma siin ei ütle, et kohe mingi ametkonna peab ette võtma, või üles kutsuma, aga mingisugune reeglistik või kokkulepe võiks ju olla, et inimesed teaksid, kuidas see olukord peaks olema sätestatud, et nad ise ka ennast ei avastaks sellisest ebamugavast olukorrast. Jah, et see tegelikult pöörduste teema, see on reaalne probleem, arvestades seda, et kui enne seda ollakse näiteks mingite hangetega seotud, mis on erasektorile suunatud erinevad hanked ja pärast minnakse selles samasse ettevõttesse, kus siis oldi enne seda võib-olla nende hangete ettevalmistamise juures ja just seesama ettevõte, eks ole, need võitis, et kindlasti see on see koht, et kus võib-olla me peame mõtlema seadusandjana, et kuidas seda olukorda reguleerida ja võib-olla siin, eks ole, meie komisjon võiks tulla mingite ettepanekutega välja, et ma arvan, et selles osas me kindlasti korraldame ka eraldi komisjoni istungi ja ka arutelu, et ka erinevate ministeeriumitega. Et näiteks, et meil on ju ka näitajad Kliimaministeeriumi, mis oli varem Keskkonnaministeerium, kus on samamoodi, et kõrged ametnikud on siis näiteks läinud ka erasektorisse ja tänaseks, et nad esindajana käivad nii-öelda lobistamas, et samamoodi, et see on see küsimus arusaadav, et riik on väike, et spetsialiste on vähe, aga näiteks üks hange oli täpselt samamoodi just vastupidi, kus erasektorist tuldi avalikku sektorisse, meil oli see üks, kui te mäletate, riigilaevastiku hange, et tuldi erasektorist, siis 2 kuu pärast oli vormistatud hange selle sama ettevõtte jaoks, et kus oli siis ametnikul isegi ka osalus, et siin on nagu need, et tõesti see pöörduste poliitika mõlemat pidi, et kuidas siis neid riske maandada. Rain Epler, küsimus. Ja mul on selline võib-olla selline pikem, natuke filosoofiline küsimus, et ma kunagi
küsisin, see oli vist kapo või selle kriminaalpolitsei, ma küsisin, et noh, et kas toona oli metsasõda nagu eriti akuutne näiteks ja ma küsisin, et kas noh, sinna poole ka pilku pööratakse, et kõik need harvesterivaenajad ja muud, kes tegelikult nagu lõhestavad ühiskonda päris oluliselt ja et noh, vastus oli midagi sellist, et noh, umbes, et nad tegelevad õilsa asjaga ja seal küll noh, midagi nagu vaadata ei ole. Kui me nüüd vaatame värskemat ajalugu, siis siin noh, tehnoloogiasektori ettevõtjad siin avaldasid arvamust, mida metsamajandamisega tegema peaks. Noh, seal on teada, et seal on inimesi, kelle nagu väga lähedased sugulased tegelevad nii-öelda looduskaitsega, aga samal ajal on ka teada, et need tehnoloogiasektori ettevõtjad tegelevad noh, otsapidi selle äriga, mis ka sinna metsandusse siis see lööb ja kuhu see siis võib-olla metsa traditsiooniline majandamine nagu äriliselt noh, nad konkureerivad seal üksteisega, et noh, ja kui sõnastada küsimus, et kas selline nagu noh, ma ei tea, ideoloogiline vaade maailmale, kui palju ta teie maja nagu segab, et noh, see metsavärk on sihuke nunnu ja tehnoloogia on sihuke moodne, et siis te nagu noh, et siis te nagu noh, kuidagi olete leebemad või te suudate seal oma majas sellest kõigest üle olla, aitäh. Väga hea küsimus, et kas me nunnude asjadega suudame kuidagi üle olla või me nendega raha on seal taustal selle nunnuse varjus liikuda ju. Jaa, no siin laiem vastus on nagu selline, et kui ka nende slaidid on tagasi. See tegelikult haakub natukene selle esimese punktiga, pöördumised ja meedia. Kuidas juhtumid meieni jõuavad. Neid juhtumeid tegelikult on ju päris palju ja iga juhtumi puhul me alati hindame selle juhtumi asjaolusid, kas seal on mingisugune süüteole viitav tunnus või mitte objektiivsed asjaolud. Ja kindlasti me hindame ka seda motiivi, miks keegi meile pöördub, kas see on nii-öelda õige põhjus või seal võib juhtuda, et on mingi osa varjatuks jäänud, sellest esitatakse pooltõed. Ja selles vaates ei ole kahtlust, et aeg-ajalt esitatakse ka pooltõdesid ja proovitakse politseid ära kasutada tööriistana mingisuguses, ma ei tea, poliitilises agendas või jumal teab milles, et konkurentidele halba teha. Kuigi see ei tähenda ka seda, et kui keegi sellise motiiviga päriselt tulebki, et ja oma tõde selgitab meile pöördumist, et siis neid me absoluutselt ei tegele ka. Et ühesõnaga, meil tegelikult nendes olukordades me hindame neid kõiki asjaolusid piisavalt objektiivselt, et täiesti saame aru, et meid võidakse mõnikord ära kasutada. Ja seal ma seda kahtlust nagu ei jaga, et kui mingi valdkond on selline idealistlikult kuidagi positiivne või noh, ma isegi ei oska öelda mingi nunnu või kuidas see väljend oli, et me siis sellega ei tegele. Nagu ma alguses rääkisin, meil on seaduskeskne lähenemine. Kui ilmevad kuriteo asjaolud, siis me tegutseme vastavalt sellele, vastavalt seadusele ja meil ei ole võimalik mingites olukordades jätta reageerimata, et nii see lihtsalt on. Priit Sibul. Aitäh. Minu meelest küll on probleem, kui asi võib puudutada, ma ei tea, 6 ametiisikut Eestis ja kapo paneb lihtsalt oma aastaraamatusse kirja nii-öelda poleemilise või probleemilise nii-öelda seisukohavõtu ja püstituse. Ma lihtsalt on lootus, et ma olen üks nendest inimestest, kelleni ei ole need kapo ettepanekud jõudnud, kuidas seda pöördukse teemat lahendada, aga et kui meil õiguslikku probleemi ei ole, ühtegi kaasust ka ei ole, kaasuste põhjal oleks loogiline, et on probleem, et lihtsalt ma arvan, et ongi loogiline, et kui see puudutab nii väheseid inimesi, eks ju, siis inimesed tunnevad ennast riivatuna, kui nii suurejooneliselt sellele probleemile tähelepanu pööratakse. Aga minu küsimus on, mis puudutab neid samu hankeid, mida te kirjeldasite, ma olen riigikaitsekomisjonis ja me komisjoni liikmetena ka oleme hästi keerulises olukorras, eks ju, sest et me tegelikult tahaks, et Eestis ka kaitsetööstus areneks. Riik otse osta ei saa, nii-öelda, et kui põhimõtteliselt ongi ju, eks ju, alasid ja valdkondi, kus veel nii-öelda töötatakse välja, toimetatakse, ettevõtte ei saa teha investeeringuid, sest pole nii-öelda vastas tellimust, riigihanget, mille peale reageerida, toimetada, eks natukene nokk kinni, saba lahti, ja meie
harjumus, ütleme, ma arvan, see taasiseseisvusperioodi jooksul ongi nii-öelda olnud väga paljudes valdkondades osta aega ja hinda. Mis on nii-öelda mingis mõttes hästi lihtne ja lollikindel. Aga nii Covidi periood kui kindlasti sõjaaeg näitab, et see ei pruugi nagu toimida, et kui sul on vaja tegelikult nii-öelda omal mingeid võimekusi teha või toimetada, aga mitte ainult, mõtlen ka kõige primitiivsemates, ma ei tea, toitlustusvaldkondas ma tean, kus sisuliselt kohalik omavalitsus ostab ka hinda, jätab arvestamata, et kas talle riigi kaudu tulumaks tagasi tuleb või ei tule, sest teda ei loe seda, sest nii-öelda see kõik toimib ja kui pärast keegi ei saa aru, et mis sööki toitlustaja pakub, sest ilma rahata ei olegi võimalik pakkuda, aga selliseid hankeid on Eestis, eks ju, et kuna ostetakse hinda, aga ma mõtlen nüüd, kui me läheme sellesse samasse keerulisemasse valdkonda, sest mulle tundub ka, et ega nii riigi kaitseinvesteeringute keskusministeeriumitega tegelikult nagu ka need Riigikontrolli raportid ja etteheited, et ongi nagu hästi keeruline, et kuidas siis nendes uutes valdkondades teha arendusi, kus kellegi eesmärk ei ole, eks ju, kedagi petta või nii-öelda mingit kuritegu toime panna, eks ju, aga täpselt jällegi nii-öelda kui on reguleerimata, siis on nii-öelda teie asi nii-öelda, nii nagu te ütlete, et kui õigus on, ma ei tea, kas määratlemata või jäävad halli alasse, siis nii-öelda ongi hakata vaja uurima, eks, et kas on kuritegu või ei ole, et aga ma ei tea, mis nõu või mismoodi te annate nii-öelda, et ka kuidas siin siis seadusandja peaks käituma, et kui on see tahe, et kas ongi nii-öelda mustalt, siis jälle teistpidi tuleb ka Euroopa õigus, eks, et me ei saa ka teha erandeid Eesti kaitsetööstusele, eks, et neid võimalikke piiranguid ja probleeme on nagu hästi palju, aga et mis sellistel puhkudel nii-öelda siis seadusandja peaks tegema, et keegi ennast halvasti ei tunneks? Küsimus oli päris pikk, aga põhimõtteliselt ma reflekteerin niimoodi, et mis me siis tegema peaksime, kui polegi seda regulatsiooni, aga tegelikult seda, ma ei tea, moona ja asju tahaks osta nagu, et just, et tekiks võimekus. Ja see kindlasti on väga oluline, et meil see võimekus tekiks. Selles olukorras, kus ongi see ajakriitilisus ja nii edasi, võib-olla tasuks mõelda sellise korruptsioonivalemi peale, et Robert Klitkaard on sotsiaalteadlane, kes on välja töötanud korruptsioonivalemi, korruptsiooni soodustavad ja alandavad tegurid. Ja nende alandavate tegurite võimestamise peale, seal ongi kirjas see aruande kohustus, läbipaistvus ja järelevalve. Ja soodustavad tegurid olid motivatsioon, otsustusvabadus ja midagi oli veel. Et sellises olukorras ka kaitsevaldkonnas, seal juba tegelikult praegu on ju riigihangetes teatud erand olemas ja kogu see riigihangetega seonduv valdkond, see ongi kooskõlas Euroopa õigusega, sest see on ju tulnudki Euroopa õigusest tulenevalt. Seal juba praegu on mingisugused erandid olemas, lihtsalt need viited, mis on tulnud kas Riigikontrollilt või kust iganes audititest, seal on seatud erinevad teod või erinevad sellised olukorrad kahtluse alla, et puudub regulatsioon. Võib-olla siis peakski nagu enda jaoks rohkem lahti mõtlema, et aga kuidas me siis päriselt teeme, kuidas me need riskid maandame. Võib-olla oleks vaja sinna, ma ei tea, mõni audiitor juurde panna. Tänasel päeval on tihtipeale olukord selline, kus sellise nii-öelda võimete arendamiseks väga palju ressurssi eraldatakse. Võib-olla peaks nende maandamismeetmete peale ka lihtsalt mõtlema, et meil olekski mingisugused maandamismeetmed olemas. Ja ma toon ühe näite ka Covidi ajast. Kui Covid tuli, väga kiireks läks, haiglad olid, kus haiglatel polnud kindaid, maske, mitte midagi polnud ja oli vaja hakata ostma. Ja sellisel juhul päris palju rakendati väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke vormi, mis iseenesest sellise korruptsiooni vaates on päris korruptsiooni ohtlik. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega, kes räägib läbi, kus kohas midagi ei kuulutata välja ja siis tagantjärgi kuidagi vaadatakse. Et selline risk oli olemas ja lihtsalt meie büroo vaates või näites me ju mõistame, et kui maja põleb, pole aega hakata vett hankima, sest meil on vett kohe vaja. Sama on koroonaga. Kui maske kindaid ei ole, aga on vaja võidelda, siis neid on vaja kohe. Meil ei ole aega seda hanget läbi viia nii kiiresti. Ühe maandamismeetmena me pakkusime välja sellist koostööd, infovahetust, avalikustamist, et kus me ise hindasime erinevaid teenusepakkujaid, et
konkreetsete kelmide otsa ei satuks. Et see aitas päris palju olukordi maandada ja ära hoida. Et läbipaistvuse suurendamine on üks selline lihtne tegur, mis võimaldaks neid riske maandada. Minu mõte või vastus on selline. Ja ma ei taha nagu öelda nüüd, et ka kaitsevaldkonnas, et teeme liiga keeruliseks bürokraatlikuks selle olukorra, aga võib-olla mingisuguseid mehhanisme saaks nagu kohaldada. Riina Sikkut. Aitäh. No ma küsiksin analoogse küsimuse selle pöörduste poliitika kohta, sest mina arvan, et nii kapo aastaraamatus ilmunu kui see üldine arutelu, ta on ka tegelikult ennetava funktsiooniga, sest meil on teadlikkus sellest väga madal ja ausalt öeldes ega ma ka ei kujuta ette, et meil tuleb regulatsioon, mis sätestab kuldsed käerauad ja aastase jahtumisperioodi kõigile juhtivas rollis olnud riigiametnikele, et ühelt poolt, et kas maksumaksja peab sellist rahakasutust õigeks ja ekspert või nagu valdkondliku mingisuguse teadmisega inimesi tööturult nii kaua eemal hoida ei ole võib-olla meil ühiskonnana ka mõistlik. Seda, et inimesed liiguvad erasektori, avaliku sektori, kolmanda sektori vahel ja vahetavad kogemusi, ma arvan, see tegelikult on positiivne, see Eesti väiksus on meile kasuks, aga et mis need viisid lisaks kuldsetele käeraudadele siis võiksid olla, ma ei tea, siis erinevate riskide maandamiseks mõistlikud. Et minu enda jaoks ka on kummalised olukorrad, kus 2 nädalat peale töölt lahkumist ülemus läheb oma alluvatega, ma ei tea, riigihanke detaile läbi rääkima või annab tagasisidet eelnõule, kriitilist tagasisidet eelnõule või midagi sellist, või soovib muudatusi sellesse eelnõusse, et ongi ka inimlikult keerulised olukorrad võib-olla mõlema osapoole jaoks. Aga et mis võiks olla need aspektid, ma ei tea, mida siis kas avalikustada või milles kokku leppida, et inimesed saaksid tööturul vabalt valikuid teha, aga oleks maandatud riskid korruptsiooni mõttes. Aitäh. Ja väga hea küsimus. Mis me siis tegema peaksime selle pöörduste regulatsiooniga? Et tänasel päeval Eestis on avaliku teenistuse seaduse järgi üks selline piirang olemas, et inimene ei tohi minna sinna tööle, kus ta on järelevalvet teinud. See on väga kitsas piirang ja ega see, ma isegi ei kujuta ette, kellele see päriselt nagu kehtiks väga. Et No just mingid valdkonnad on, aga see ikkagi on üsna kitsas valdkond võrreldes selle probleemistikuga, kus me tegelikult oleme ja see, mis on nagu nüüd meediasse kerkinud, ka see kaitsevaldkond, et see seal ikkagi ei kehti nagu. Tasuks tegelikult kaaluda praktika uurimist välisriikides. Me ei pea ju seda kõik ise välja mõtlema, et mismoodi on tehtud. Võib-olla kõigile see nii-öelda kuldsed käerauad ei ole kohane, aga võib-olla mingitel positsioonidel on. Ka kindlasti see olukord, kus inimene tuleb näiteks avaliku teenistusse tööle. Kui ta juba tööle tuleb, ta võib tööle tulla selliste tingimustega, et aitäh, et tulid, aga meil on sellised piirangud, et kui sa töölt ära lähed, siis ikkagi on väike jahtumisperiood olemas. Et lihtsalt inimene teab, et teadvustab endale, et selline olukord on ja nii lihtne ongi. Ja see avalikustamine, korruptsioon kardab avatust, et igal juhul tasub nagu avalikustada võimalikult palju. Muidugi meil on oma päris elus, meil on igasuguseid piirangud, andmekaitsepiirangud, avaliku teabeseadusest tulenevalt, ärisaladus, riigisaladus, mis iganes, need saladused on piirangud, aga selle taha ei saa peituda alati. Et politsei töös ka võin siin öelda, et ka keskkriminaalpolitsei on väga suuresti piiratud mingisuguse teabe avalikustamisega, küll aga me saame päris palju siiski rääkida, nii nagu me täna juba oleme päris palju rääkinud, et tegelikult saab küll avalikustada, kui ikkagi tahe on. Et võib-olla tahaks korra veel selle poliitilise korruptsiooni küsimusel peatuda, et lihtsalt see ongi nagu selline mõiste, et mida on keeruline defineerida, eks ole, et mis siis läheb poliitilise korruptsiooni alla, et kas näiteks ongi mingite seaduste suunamine või miskit muud, onupoja poliitika, et võib-olla tahaks nagu teie vaadet, et kuidas siis seda poliitilist korruptsiooni mõõta, kuidas võib-olla seda leida, näha,
kuidas ennetada, et ja tegelikult meil ju võib öelda, et isegi ei ole karistusmehhanisme, et sest see poliitiline korruptsioon, et ta on ühelt poolt ongi, et ta on selline hästi lai mõiste, aga samas sellel võib olla väga tugevad tagajärjed. Et võib-olla teie poolt selline ka kommentaar ja võib-olla mõiste lahti seletamine. Jah, see olemuselt selline poliitiline korruptsioon võiks olla küll päris ohtlik nähtus, mis võiks kõigutada siin riigi alustalasid suisa. Olukord, kus poliitikud edendavad enda või endaga seotud isikute ärihuvisid väga kitsalt ja mitte avalikkuse huvisid. See probleem on nagu selles vaates võiks olla olemas küll, kas ta Eesti riigis nüüd nii tugevalt esineb või mitte. Fakt on see, et poliitikud nagunii oma valijaskonda esindavad. Et see ongi see esindusdemokraatia ja selles vaates see nii toimibki. Probleem tekib siis, kui seda hakatakse kuritarvitama. Probleem võiks tekkida siis, kui siin ma ei tea, nii-öelda seaduse võiks osta saada parlamendi liikmete kaudu, kuidagi keegi saab erakonnale mingit annetust ja seejärel tuleb põhjus-tagajärg seos mingi konkreetne seaduse säte või konkreetne seadus. Meie enda töös korruptsioonikuritegude büroo sellise riigi vaatega päris otseselt ei tegele, et sellega tegelevad kolleegid Kaitsepolitseiametist küll, aga meie puutume kokku kohalike omavalitsustega päris tihti, kus ka võiks öelda, et selline, ma ei tea, poliitiline korruptsioon või mitte avalikkuse huvide teenimine võiks aset leida ja neid juhtumeid on olnud ja nende juhtumite väljundiks karistusõiguslikult võiks ollagi toimingupiirangu rikkumise näide, kus ongi seotud isiku suhtest mingisuguste otsuste toimingute tegemine. Ja see on tegelikult huvitav, et see toimingupiirangu koosseis ka tänasel päeval ta mõneti on juba praegu see koosseis alatähtsustatud. Kui vaadata toimingupiirangu koosseisu, seal sanktsioonimäär on oluliselt leebem võrreldes selle omastamise kelmusega. Ametiisikupoolne omastamine kelmus on karistatav alates 200 eurost ületavat summat kuni 5-aastase vangistusega. Toimingupiirangu praegune käsitlus on toimingupiirangu rikkumine suures ulatuses ehk 40 000 eurost, kui see on tehtud enda või endaga seotud isiku suhtes või majandusliku huvi suhtes. Ka tänasel päeval see juba praegu ei ole proportsionaalne ja seda soovitakse veel kitsendada, et selles mõttes see on nagu huvitav. Ja see toimingupiirangu rikkumine tegelikult ongi see huvide konfliktis tegutsemine, mida võikski öelda, et ka see on selline poliitiline korruptsiooni üks liike. Ja tihtipeale meetmed selle vastu võitlemiseks on üsna piiratud. Kui vaadata ka neid kohtulahendeid, kus see käsitlus on läinud üsna kitsaks, kitsendatakse seda olulist mõju, olulist mõjutamist toimingutel, otsustele, siis võibki juhtuda olukord, kus inimesed näevad, tajuvad, et asi päris õige ei ole, aga meil tegelikult ei ole võimalik ka reageerida sellele. Mitte, et igal asjal peab ka süüteomenetluslikult reageerima, aga mõnikord mõned otsused, toimingud võiksid olla sellised, mis ikkagi ei ole okei ja nendele peaks reageerima. Et see on minu väike kommentaar sellise poliitilise korruptsiooni vaates. See on võib-olla ka tegelikult võib ka üks põhjus olla, miks me selles korruptsioonitaju indeksis oleme natuke ka seisma jäänud, et tegelikult üks asi on see, et esiteks seaduses ei ole võimalik kõiki olukordi läbi kirjutada, läbi reguleerida, võib-olla karistus määrata, et see ongi, et kuidas et olukord peab nagu ka lisaks õiguslikkusele, aga peab ka reaalselt välja nägema aus. Et tõesti, et sellised võib-olla olukorrad, kus ei ole läbipaistvus, võib-olla need poliitiliste tagatubade otsused, et paratamatult, et seal, kus ei ole võib-olla sellist avatust, kus ei ole piisavalt läbipaistvust, kus ei ole avalikku debatti, et see on omakorda sellise võimaliku poliitilise korruptsiooni tunnuse alus. Et Rain Epleril vist, et kommentaar sellele ja siis Rain. Ja ma ühe kommentaari tahtsin veel öelda, et ka need samad näited, mis te enne tõite, et
noh, siin see Ida-Virumaa õiglase ülemineku fond või need näited ja ka muud näited. Tihtipeale võibki olukord olla selline, kus selline tajutav ebaõiglus kuskil toimub või noh, me tajume ebaõiglust. Ka siin võib-olla me tajume, et mingi asi ei ole õige päris. Võib-olla peaks sellele kuidagi reageerima ja õiguskaitseasutused ei saa reageerida, sest pole süüd ja koosseisu täis tulnud ja nii lihtne ongi. Et see ongi see avalikkuse tajutav korruptsioon ja see seaduskeskne lähenemine. Aga ma ei ütle, et nüüd peaks ka üle reguleerima ja kõik nii-öelda vangi panema, et kindlasti mitte. No tegelikult selle võib-olla, kuidas mina olengi näinud ka võib-olla selle Riigikogu erikomisjoni ideed ja mõtet, et ongi, et me ei ole neid, me ei ole õiguskaitseorgan, aga see, et kui meie suudame vähemalt mingit läbipaistvust erinevates kaasustes tuua, et siis, juba see on tegelikult avada diskussiooni ja debatti, et tegelikult see on üks osa, et kuidas tegelikult saab ka selle ennetustööriistana töötada selles valdkonnas. Aga Rain Epler, palun. Jaa, ma mõnes mõttes jätkan oma eelmisest küsimusest ja te siin ühes vastuses rääkisite seaduste ostmisest, et see nüüd see viimatine metsaga seotud kaasus, siis seal kas seaduse ostmine võib olla niipidi, et seadus tehakse ja võib olla ka niipidi, et oli plaan teha, aga siis võetakse ootamatult tagasi. Et esimene küsimus on see, et kas te olete sellesse kaasusse, kuna see on meedias nüüd juba olnud ja täna ka siis metsatöösturite ja metsakasvatajate poolt oli ka nagu vastupidine avaldus, et kas te olete sinna juba sisse vaadanud ja kui ei ole, siis võib seda minu küsimust ka nagu, et ma ei hakka meili saatma sinna, et me võime lugeda, et vaadake sellesse kaasusesse sisse, et kust ikkagi see, et millised on seosed ja nende tehnoloogiaettevõtjate hulgas on teatavasti Reformierakonna toetajaid ja nüüd Reformierakonna minister võttis ootamatult seaduse tagasi. Lehelugejana tundub, et võiks korraks vaadata, et kuidas seal need asjad on, aitäh. Ja nagu ma rääkisin, meil on ka üks teine asutus, mis tegeleb sellise julgeoleku küsimustega ja seaduste ostmine oleks kindlasti üks julgeoleku küsimuse valdkond, et eks ma juba saan kokku nagunii see nädal, nii et. Vihje edasi. Et ma ei tea, kas kellelgi on küsimusi avaliku istungi raames, et ma teeks ettepanek, ma korra arutaksime mõned küsimused ka kinnise istungi raames, et kui ma saan paluda ka nüüd selline ülekanne peatada, et siis me jätkame kinnise istungi raames.